tere! Te olete tulnud kuulama Murevabaks podcasti erisaadet Võtame ette. Mina olen saatejuht Lomeli ja minuga on siin ka Lili. Ja tere ka minu poolt. No meie juba tunneme üksteist ja ma valisin sinu nii-öelda oma esimeseks saatekülaliseks sellepärast, et sa oled ka omamoodi ettevõtja. Võib-olla sa valgustad meid, mis ja kust see saade üldse sündis või miks me üldse täna teeme seda saadet? Ja, mul tekkis see mõte sellest, et tegelikult mu elukaaslane on täna nii-öelda asutamas ettevõtet või täna nii-öelda just tuli see teade, et ettevõte on asutatud ja ma olen nagu hästi kõrvalt lihtsalt nii nagu lähedalt näinud seda protsessi ja olnud selline nii-öelda mentor ta kõrval ja kunagi tulevikus ka töötaja seal ettevõttes, et ma lihtsalt sealt kõrvalt nägin, kui nagu keeruline see protsess on ja veel selle juures, et ma ise olen tegelikult natukene nagu õppinud seda eriala, ja ma ei ole nagu täiesti nii-öelda ettevõtluse osas nagu võhik, aga ma kuidagi nägin, et seal on nii palju asju, mis tekitavad küsimusi ja millele on nagu keeruline leida vastuseid ja siis ma mõtlesin, et teeks siis ise ühe saate, et kus saab kõik need vastused või vähemalt natukenegi mingid suuniseid. Jah, ma mäletan, kui sa rääkisid mulle sellest, et meil oleks vaja nüüd saadet teha ja et mis see idee võiks olla ja meil oli kohe nagu mingi ettevõtluse teema nagu silme ees ja sa valgustasid meid siis nagu oma poolega. Yeah. Aga räägi, mis ettevõtete elukaaslasega hetkel üldse asutate? Ja tegemist on siis podcastis me oleme ju palju rääkinud sellest, et mu elukaaslane on treener sellisel alal nagu kalisteenika, mis alles nii-öelda kogub hoogu ja tuntust Eestis. Ja sellele nii-öelda alale siis asutame sellist spordiklubi, et kus saab siis võtta erinevaid rühmatrenne, eratrenne, saab käia niisama nii-öelda selle ala sportlased sisesaalis, et hetkel ei ole sellist väga head sisesaali sellel alal. Et ühesõnaga selline päris mahukas esimene ettevõte kohe ja tulevikus loodetavasti lisandub sinna veel mingeid aspekte. Ja kuidas oled sina hetkel sellega seotud ja mis rolli üldse sina ja su elukaaslane seal ettevõttes täidate? Ja no vot, see oligi tegelikult esimene koht, kus me nagu kinni takerdusime, et kuidas me siis hästi palju hirmutati väljaspoolt, et elukaaslastena nagu ettevõtte omanikud või juhatuse liikmed olla jube halb mõte, et ärge seda tehke, on ju. Olen kuulnud. Ja siis igalt poolt see pool ka, on ju, et kas mul nii-öelda on midagi kaotada, need mõtted, on ju, kui mul täna on auto, et äkki ma jään sellest ilma, kui midagi halvasti läheb, on ju. Ja ühesõnaga siis me jõudsime selleni, et kuna ta on rohkem nagu minu elukaaslase sihuke südameteema, et siis hetkel nii-öelda tema on nendes tähtsates rollides, võib-olla kunagi midagi muutub, aga mina olen olnud selline mentor, natukene ka rahastaja ja natukene tulevikus me nii-öelda tahame mind vormistada selliseks administraatoriks või selleks, kes nii-öelda lõpuks aitab põhimõtteliselt kõigega, aga ikkagi tema nii-öelda vastutab ja see on nii-öelda tema beebi. Aga kas ei ole natuke hirmutav ka, et kui teil on elukaaslasega koos siis ettevõte, kus sina justkui ei ole nagu see päris juhtivas rollis, et äkki, ma ei tea, tulevikus midagi juhtub, et mis siis üldse saama hakkab? Ja see on teine teema, mille osas on nagu hirmutatud meid palju, on ju. Aga ma nagu jõudsingi selleni, et minu enda nii-öelda riskid on kõige väiksemad, kui ma ei ole seal kuidagi mingil nii-öelda tähtsal ametikohal, on ju. Et ma lihtsalt hakkasin nagu niimoodi mõtlema, et kui midagi läheb halvasti meil omavahel, on ju, ja ma jään nagu täitsa kõrvale sellest ettevõttest, et kas mul on nii-öelda kahju, on ju. Et siis tegelikult ma ei võta seda nagu niimoodi, ütleme nii, et mu enda mingid unistused ja visioonid on väga teistes valdkondades, on ju. Et hetkel mulle lihtsalt meeldib teda aidata, ma tunnen, et ma ise nagu õpin sealt hästi palju, aga ma ei tunne, et ma millestki nagu ilma jääks, kui midagi seal halvasti läheb või kui ma üks päev ei ole sellega seotud enam. Aga räägime nüüd veidi ettevõtte alustamisest üleüldiselt, et kui meid vaatab näiteks mingi inimene, kes mõtleb üldse tulevikus ettevõtet alustada, kui teil oli see idee nüüd olemas, et te tahate teha nüüd sellest kindlasti spordialast, siis mis oli see esimene samm üldse, kuidas alustada ettevõtet? Ja meil oli veel vaata see, et meil hakkas üks hetk väga kiire sellega, sest et selle ideeni me jõudsime põhimõtteliselt selle aasta augustikuus umbes ja üldiselt trennidega ju alustatakse septembris, on ju. Ja. Et see oli niisugune esimene nii-öelda komistuskivi, mis pani nagu mõtlema, aga eks me niimoodi võtsime selle, et me ei saa niikuinii seda asutatud mingi paari nädalaga, on ju. Ehk me kuidagi vaikselt hakkasime minema. Meie jaoks vist kõige esimene samm oli see, et leida see nagu õige ruum, et mida me selle spordiklubi all tahame kasutada. Et kõigepealt me hakkasime otsima, et äkki saab üürida kuskilt, et kuidagi odavamalt, on ju.
väga ruttu saime aru, et augustikuus kõik on juba täiesti broneeritud, niisugused üüri nii-öelda või rendisaalid on ju. Ja lõpuks siis ikkagi me ei ostnud, on ju, aga me täna siis üürime sellist pinda, mis on meil olemas, et see oli niisugune kõige esimene samm, et oleks koht, mida siis hakata vastavalt enda vajadustele natukene ümber remontima ja me tegime nagu hästi suure eeltöö enne, kui me nii-öelda ametlikult hakkasime siis selle asutamisega tegelema. Aga kus üldse te saite ideid selle asutamisega seoses, sest et nii-öelda tavainimene võib-olla ei oska kohe nüüd, ma ei tea, luua ettevõtet kuskil registris on ju, et kust neid teadmisi saab? Jaa, ega meil ka neid teadmisi ei olnud. Vaata, ma mainisin, et ma olen õppinud tegelikult põhikoolis ja gümnaasiumis majanduskallakuga, ehk justkui võiks olla need teadmised, aga suht ruttu ma sain aru, et tegelikult see on nagu küllaltki niisugune teooria, mis sa õpid koolis ja praktikas on nendest teadmistest päris vähe kasu, et niisuguseid praktilisi teadmiseid ikkagi hästi palju me suhtlesime enda tuttavatega, kellel tänaseks on ettevõte olnud mingit aega, kogusime nagu nende nõuandeid. Meie puhul hästi suur nii-öelda mentor oli ka minu isa, kellel on mitu ettevõtet, et kuidagi hästi palju seda nagu suhtlemist, et mis see siis nagu päriselt tähendab, kust ma alustan ja ikkagi seda ütlen ka, et hästi palju on tegelikult selliseid häid, ma ei tea, veebilehti, kursuseid, ma leidsin täiesti mingi tasuta mingi ettevõtjate ABC kursuse niimoodi, et iga päev tuli meilile on ju mingi, et igalt poolt nagu üritad natukene võtta mingit infot ja niimoodi tuli päris hea kogus sellist baasinfot kokku üks hetk, aga eks neid küsimusi on tänaseni nagu meeletult palju ja iga päev me põhimõtteliselt arutame elukaaslasega, et kuule, et kuidas see asi nüüd käib, et seda segadust on nagu siiani palju. No tänase seisuga on info, et see ettevõte on siis asutatud, et kõik läks siis nii-öelda hästi lõppkokkuvõttes. Aga oli teil ka mingeid selliseid takistusi tee peal, et midagi ei läinud nii hästi, kui planeerisite või üldse tegite midagi täiesti ümber? Ma arvan, see on niisugune põhiasi, et kui sa tahad ettevõtjaks hakata, siis sa pead hästi valmis olema selleks, et kunagi ei lähe midagi plaanipäraselt, et neid takistusi tuleb. Võtame kas või esimese asjana selle, et me tahtsime septembris alustada trennidega. Varsti on november käes, meil ei ole ikkagi nii-öelda see saal avatud on ju ja täiesti valmis, et selleks peab kindlasti valmis olema, et see võtab aega kõvasti rohkem, kui sa arvad alguses. Ja kuni selleni välja, et me siin paar päeva tegelesime sellega, et ettevõtte nimi ei sobinud algne, mis me tahtsime, kuigi me justkui enda arust olime teinud põhjaliku taustatöö, on ju, et see sobiks, aga jah, sa pead olema nagu hästi valmis muudatusteks ja selleks, et kohandada mingeid asju ümber. Aga oskad sa välja tuua äkki veel mingi asja, millest sa ise näiteks teinekord teeksid paremini, et millest teised saaksid õppida? Jaa, ma arvan, kõige rohkem ongi ikkagi see, et olla nagu avatud meelega, et ma nagu läksin sellesse sisse hästi sellega, et see kuupäev peab olema see asi valmis, järgmine kuupäev teine asi valmis. Et ma arvan, tegelikult on nagu oluline võtta seda vabamalt, et mitte kohe lennata nagu sisse niimoodi, et nädalaga peab olema asutatud, vaid kuidagi saada aru, et see ongi pikk protsess ja mitte endale nagu liiga suurt pinget peale panna. Et jah, ma arvan, kõige olulisem on see, et mitte ennast esimese nädalaga ribadeks tõmmata, vaid anda endale aega ja rahulikult süveneda kõigesse ükshaaval. No kindlasti ei saa küsimata jätta ka seda, et väga suur teema on raha selle kõige ümber. Et kui palju üldse on näiteks, kas üldse on raha vaja selleks, et ettevõtet asutada tänapäeval või et kust leida see rahastus, mis aitaks luua siis ettevõtet? Raha on vaja palju ja nagu me teame, kõigil on sellega raske on ju, ja isegi kui tundub, et on ettevõte, kus ei ole üldse raha vaja, siis juba ettevõtte asutamine tegelikult on ju, sa pead maksma riigilõivu ja seal on selliseid ootamatuid kulusid palju. Aga mina soovitan väga vaadata sisse sellesse, et mis on erinevad toetusvõimalused, et tegelikult meil on neid riiklikult päris palju, on erinevaid konkursse, et meie ka üritasime neid nii-öelda saada, aga seal peab jällegi olema nagu teadlik sellest, et nende taotlemine ja saamine võtab aega päris palju ja kuna meil seda aega ei olnud, siis me pidime nagu nii-öelda oma vahenditega kuidagi hakkama saama, et selle jaoks on lihtsalt puhas soovitus see, et aastate jooksul kõrvale panna, natuke võib-olla investeerida. Et jah, et enda mingid säästud ideaalis, ma arvan, võiks olla, et ainult nii-öelda välisele mingitele toetustele, sponsoritele ei ole mõtet nagu ka lootma jääda. Nii et teie ettevõte siis põhineb põhiliselt ikkagi isiklikust rahakotist? Jaa, ta põhineb minu koolifondil. Et kuna ma täna õpin tegelikult tasuta, on ju,
siis mu nii-öelda koolifond jäi kasutamata, mida mu vanemad olid kogunud ja siis ma sealt natukene laenasin. No ju siis see oli seda väärt, eks ole. Jaa, loodame. Aga kui me räägime nüüd veidi sellest, et teie tööjaotuses täna seal ettevõttes, et kas teil on ka juba nagu mingid tööülesanded, kas see ettevõte on juba nii kaugel, et te reaalselt teete seal midagi juba niimoodi suurelt ja aktiivselt? Jaa, me ikkagi iga päev katsume midagi teha ja teha on palju. Meie puhul hästi suur pluss on see, et me oleme nagu täiesti eri äärmustest, et mina valdan väga hästi nagu mingeid, ma ei tea, korralduslikke teemasid ja paberimajandust, kõike seda on ju, temal on jälle, ma ei tea, see kätega tegemise pool on ju ja see teine pool, et meil kuidagi jaotusid väga nii-öelda orgaaniliselt või loomulikult need tööülesanded. Et mida üks ei oska teha, siis teine kuidagi võttis üle ja noh, hea näide võib-olla ongi, et mu elukaaslane näiteks selle ruumi puhul rohkem oli siis see, kes on ju seal remontinud, nii-öelda käed küljes tegutsenud on ju, ja mina olen see, kes on seal kõrvalt kirja pannud, et mis meil osta on vaja, on ju, kui palju see maksma läheb, et jah, neid väikseid töid koguneb mõlema alla päris palju, aga mul on tunne, et päris hästi oleme tänaseks ära jaotanud need asjad, mida üks valdab ja mida teine. No ja siia lõpupoole ma pean kindlasti küsima seda, mida kuulaja ja vaataja kindlasti tahab ka teada, et kuidas siis ikkagi on see töö ja eraelu koos, et nagu väga palju me ju, nagu sa ise mainisid ka, mainitakse ja räägitakse sellest, et hoidke ikka töö ja eraelu lahus, et kas see teie puhul töötab või paned sa juba tähele, et midagi hakkab häirima ka? Jaa, et kõige rohkem, ma arvan, mind ei häiri, vaata, ma olen niisugune, kes läheb hästi nagu nii-öelda hüperfookusega sisse sellesse teemasse ja ma ei pane tähele, et midagi nagu veel tähelepanu tahab, on ju. Et nii palju ta häirib, et mu elukaaslane sealt kõrvalt vahepeal jälle koputab mulle õlale ja ütleb, et kuule, et äkki nüüd tänaseks aitab, pane see arvuti ära, on ju, ja võtame nagu rahulikult, on ju. Et ma arvan, et see on nagu oluline, et vähemalt üks osapool on nii-öelda seal suhtes, kes oskab öelda, et kuule, et tänaseks nagu lõpetame töö, sest et kui sa ikkagi nagu elukaaslastena teed sellist ettevõtet, sa võid jääda nagu lõputult töötama. Aga ma arvan, et kõige olulisem ongi see tööaeg enda jaoks paika panna. Ja veidi ettevõtte tulevikust ka, et kas sa juba oskad ette ennustada ka, et mis on võib-olla see 5 aasta plaan teie ettevõttel, et ma tean, et seda on väga keeruline ennustada või kui sul on lihtsam ka pikemalt, et mis sellest ettevõttest ükskord nagu saama peaks? Ja ma arvan, et hästi oluline on unistada suurelt, et meie unistame näiteks enda võistluste korraldamisest sellel spordialal siis. Miks mitte üks päev laieneda ka nagu suuremaks, et mitte ainult selle nii-öelda ühe ala juurde kinni jääda, vaid laieneda ka teiste alade juurde. Kindlasti tahaks kunagi sellist veel suuremat saali, et täna meil on selline väga pisikene saal, kuhu see spordiklubi tuleb, aga kunagi tahaks sellist väga kaasaegset ja ilusat suurt saali. Ja me oleme nagu täiesti ka absurdsusesse välja läinud, et me oleme rääkinud hästi nagu spetsiifiline, vaata ma olen rääkinud, et me oleme nii-öelda mingi animefännid ja me kogume neid kaarte on ju erinevaid, et me oleme isegi ikka aru sellest. et me oleme isegi nagu sinnamaani välja läinud, et me oleme rääkinud, et äkki teeme nende sportlastega niisugused kogumiskaardid, mida sportlased saavad koguda ja et jah, ühesõnaga ma arvan, selle mõte on see, et oluline on unistada ja suurelt ja vahel ka absurdselt ja ei ole ka oluline, et need kõik täituvad, aga et on mingi siht silme ees. Aga kas teil on praegu juba ka tegelikult sportlasi ka või et kui keegi näiteks vaatab meid, et kas teid juba leiab kuskilt, et teie juurde siis trenni tulla või üldse vaadata, et millega te tegelete? Meil on täna olnud niimoodi, et kuna mu elukaaslane tegelikult varem tegutses nagu ühe spordiklubi alt, on ju, et siis tal mingi nii-öelda baas on juba olemas, mõned, kes käivad trennis, et nendega me tegelikult juba tegutseme. Et ütleme nii, et kes on valmis nagu mitte nii heades tingimustes treenima, on ju. Noh, see on suhteline, aga meil ei ole nii-öelda kõike seal saalis veel olemas, et mingid asjad on, et siis tegelikult saab pöörduda mu elukaaslase poole, et nii on võib-olla kõige lihtsam, et Robin Reidma nime alt üldiselt leiab igalt poolt Facebookist, Instagramist, aga ma ei imesta, kui selleks ajaks, kui see osa meil välja läheb, siis on võib-olla juba ka mingid muud leheküljed ja kontod üleval, et kõige lihtsam on minu ja mu elukaaslase kontodel, ma arvan, silma peal hoida, et sealt saab kätte kõik info. Ja lõpetuseks ma küsingi sinu käest, et kui sa peaksid andma alustavale ettevõtjale ühe sellise nõuande, siis mis see oleks? Ma arvan, kõige olulisem on see, et olla nagu südamega asja juures. Et leida see mingi asi, mis ennast nii väga kõnetab, et sa ei tunne, et sa teed seda tööna.
et ikkagi nagu ideest saab kõik alguse ja kui see idee on selline, et tahaks lihtsalt nagu raha teenida või mingi suure äri teha, et siis ma arvan, see nagu väga kaua ei pea vastu, et jah, mõelda, mis paneb su silmad särama ja kuidagi enda äri sellega siduda. Jah, aga aitäh sulle ja edu teie ettevõtmistes. Ja, aitäh. Suur aitäh ka meie vaatajatele ja kohtume juba järgmises saates.